See, mida meie kriisiõppusel õppisime ja harjutasime, andis meile juurde väga palju enesekindlust käimasoleva koroonakriisi juhtimiseks. Tere õhtust! Tartu linnas kuulutati välja hädaolukord. Öösel alanud lumetorm on muutnud teed ja tänavad läbimatuks. Kiirabi ja politsei ei suuda seetõttu õigeaegselt reageerida väljakutsetele. Meie jaoks oli kõige olulisem see, et kas meie HOLP ehk hädaolukorra lahendamise plaan ka reaalselt töötab. See oli tegelikult võimalus tulla kuidagi kastist välja ja mõtestada enda jaoks läbi olukordi, mida ju tegelikult Tartus ei ole juhtunud, aga potentsiaalselt võib juhtuda. Lumetorm on põhjustanud Tartu linnas ulatusliku voolukatkestuse. Tuhanded inimesed ja ettevõtted on jäänud elektrita Annelinna ja Kesklinna piirkonnas. Tartu linnapea Urmas Klaas on kokku kutsunud kriisimeeskonna. Õppus tegelikult annabki ülevaate nüüd kriisisituatsioonist, mis siis juhtub nagu tervikuna linnas, sest tänasel päeval me olime harjunud nägema nagu oma kitsast valdkonda. Ja see andis võimaluse ikkagi suhteliselt turvalises keskkonnas katsetada, et kuidas siis terve see meie meeskond kokku mängib ja hakkama saab. Kriisi juhtimise korral nii Elektrilevi poole pealt kui ka siis linna poole pealt on teada, kelle poole pöördud, millised on sidevahendid, millised on alternatiivsed sidevahendid, millised on prioriteetsed objektid. Tormi ja elektrikatkestuse tõttu kogunenud Tartu kriisimeeskonda tabas täna veel üks kriis. Küberrünnakuga blokeeriti Tartu linna info- ja finantssüsteemid, samuti kaabertati linna Facebooki konto, mille kaudu linn elanikele juhiseid andis. Ma arvan, et ennekõike just see küberturvalisuse pool oli meie jaoks võib-olla selline täiesti innovaatiline lähenemine, et ei ole varem küberrünnakut otseselt Tartu linnavalitsuse mõistes läbi mängitud. Et see oli kindlasti meie jaoks selline väga uudne asi. Et antud rünnaku puhul, mis me saame teada, oli see, et meie tiim on pädev, IT-haldus töötab, nad suudavad probleemid realiseerida üsna kiiresti, lahendada adekvaatselt, aga tekkisid loomulikult murekohad ja alati saab paremini. Me tahtsime teada saada õppuse käigus, kuidas inimesed, õigemini siis õppusel osalejad tajuvad kriisiolukorda, milliseid vastuseid nad annavad kriisiõppuse jooksul individuaalselt ja milliseid vastuseid antakse nii-öelda kriisimeeskonna grupina. Seda oli väga huvitav jälgida. Väga huvitav oli see lahendus, arvutilahendus, mis võimaldas meil siis partneritega suhelda, vaadata nagu reaalajas meedia toimimist. Et see oli tegelikult väga põnev ja vahva lahendus. Kui me ei oleks sellist õppuse platvormi või meetodit kasutanud, siis meil oleks tegelikult selline info saamata jäänud. Ja see andiski meile sisendi selleks, et me saime aru, et meil on vaja kriisimeeskond nii-öelda ülesannete võtmes üle vaadata ja et meil oleks vaja oma kriisidokumente mõnevõrra lihtsustada. See õppus oli äärmiselt vajalik, et sealt joonistus meie jaoks välja ridamisi kohti, mida me saame oma töös juba praegu parandada, et kriisiks paremini valmis olla. Ja me saime väga palju häid kogemusi sellest, kuidas tegelikult hoopis lihtsad asjad võivad osutuda probleemseks, keeruliseks ja hea oli ka muidugi tõdeda, et suures pildis kõik need plaanid, mis olid varem koostatud, töötasid, et need vajavad lihtsalt pisikest lihvi. Tartu linnale andis teadmise ja kindlustunde, et me saame hakkama. Meil on tegelikult väga professionaalne kriisimeeskond
ja tegelikult võiks olla see ka selline riiklik programm, et selliseid õppusi, sellist koostööd selliste õppuste käigus toetatakse ja natuke ka võib-olla kohustatakse siis läbi mõtestama teemasid enne, kui kriis reaalselt käes on. Ma soovitan ka teistele omavalitsustele taoliste õppuste läbiviimist, sellepärast et kui on ikkagi õppustel raske, mis me loodame, et on lahingus kergem, ehk järele proovida, kuidas need asjad töötavad, mis on ette valmistatud.